Kristus on üles tõusnud. Tõesti, ta on üles tõusnud. See tervitus kõlab täna üle kogu maailma kõikides keeltes. Ja ka siis, kui me oleme füüsiliselt eemal ja sina oma kodukirikust kaugel, saad sa täna oma lähedasi tervitada selle rõõmsa tervitusega. Kristus on surnuist üles tõusnud ja teine vastab sellele, tõesti, ta on üles tõusnud. Sellel kiriku jaoks kõige tähtsamal pühal. Me loeme siin kodukiriku altari ees Kristuse ülestõusmise püha juhtsalmi ilmutuse raamatust, mis algab sõnadega: Issand pani oma parema käe mu peale ja ütles: ära karda. Mina olen esimene ja viimne ja elav. Ma olin surnud ning ennäe, ma elan ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Ja sõber, kui ma küsin su käest, milline sõna, milline mõiste esineb kõige rohkem raamatutes, filmides, meile olulistes lugudes, siis sa võiksid pakkuda, et see on armastus ja seda ei saa sulle ette heita. Aga järele mõeldes võib selleks märksõnaks olla ka surm. Me oleme täna natukene võõrandanud sellest mõttest, aga me leiame, kui palju on surmamotiivi kasutatud näiteks armastuslauludes, kallimale armastust avaldades. See käib ikka, kuni surm meid lahutab ja öeldakse lausa, et surmgi ei saa armastust võtta. Või meie kaunid isamaalised laulud, see Mesipuu laul, Lennaku vastu surma kuul või teisest laulust Sind surmani küll tahan ma kalliks pidada. Ja me mõistame, et surmamotiiv muutub siin isegi kauniks, vägevaks. See on midagi, mis haarab kõike ja mille poole ja millest sõltuv on see, mida me tunneme ja elame. Ja just niimoodi me võime ka täna mõista neid issanda sõnu ilmutuse raamatust, piibliraamatu lõpust. Ära karda, mina olen esimene ja viimne ja elav. Ma olin surnud ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti. Ja nüüd tuleb see kõige olulisem. Minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Ehk meile antakse teadmine, surm on võidetud. Ülestõusmise püha sõnum, aga ütleme, et tegelikult kogu kristliku õpetuse sõnum seisneb surma võitmises ja igaveses elus. Vahel on otsitud seda peasõnumit moraalist, eetikast
mingisugustest ühiskonda reguleerivatest normidest, need ei ole tegelikult ristiusu jaoks kõige tähtsamad küsimused. Me oleme saanud teada, et Jumal on saanud inimeseks selleks, et meil oleks elu ja seda oleks ülirohkesti. Ja täna kinnitatakse eraldi, surma astel on murtud. Surmavõti on issanda käes. Surma argument ei ole enam see, mis peaks meid hirmutama, halvama, elust ära lõikama, mis ei anna võimalust tunda rõõmu, näha värve, lõhna ja maitset, mida Jumal on elu jaoks, meie jaoks valmis pannud. Filosoofid võiksid rääkida, et surm on iseenesest üks üsna modernne või hiline nähtus meie planeedi ajaloos. Enamus aega on olnud siin teistsugused eluvormid, ainuraksed paljunevad pooldumise teel ja alles üsna nii-öelda viimasel päeval meie loomisloos, kui sünnivad suured eluvormid, siis ei ole nendega võimalik teistmoodi, kui nad peavad ära surema. Ja kui me paneme siia juurde veel selle teadmise, et mõistusega olend peab selle surma olemusega oma isikliku surma mõttega kuidagi hakkama saama, siis me teame, et see ongi olnud kõikide maailma kultuuride ja religioonide üks selline põhiline teema. Nad räägivad surmajärgsest elust, mis siis omakorda peab mõjutama meie tänapäeva. Ja kui me mõne ammu välja surnud rahva üles kaevame, leiame juhuslikult jäljed tema eksistentsist, siis me tavaliselt saamegi teada kõigepealt surmajärgsest elust, no näiteks haua ülesehitusega või kaasa pandud manuste näol rekonstrueerime siis selle, milline võis olla selle rahva argipäev, aga ennekõike, mida nad uskusid ja mida nad nägid lootusena surmajärgse elu kohta. Ja muidugi me võime siin küsida väikese sellise kurvastusega toonis, et kui meid kunagi üles kaevatakse 1000 aasta pärast, et kas meie tänapäeva moodsa inimese uskumise kohta on võimalik sellest midagi järeldada. Aga Vana Testament päris loomisloos annab ühe olulise aktsendi siia veel juurde. Nimelt me saame sealt teada, et see on Jumala kingitus inimesele, et inimesel on võimalik ära surra. Et me ei pea igavesti elama. Ja siis, kui paradiisi aias inimene sõi elu ja keelatud puust, siis vilja ja sai siis võime tunda head ja kurja ja ta aetakse paradiisi aiast välja, siis ütleb Jumal need sõnad, et ta oma kätte hirutaks ega võtaks ka elupuust ega sööks ega elaks igavesti. Ja see on ajaliku inimese eesõigus, et kõige jaoks on meie elus ainult üks kord. Iga rõõmu, iga mure jaoks, rasked asjad saavad mööda ükskord, rasked ajad saavad mööda ja tegelikult ei suudaks me liiga pikalt taluda ka õnne ja rõõmu hetki. Just see teadmine ükskord elada ja kõigi asjade jaoks, mida me ka rutiinselt iga päev teeme, on vaja igal päeval uuesti otsustuskindlust, pealehakkamist, järjepidevust. Me teeme seda iga kord nagu uuesti ja ühe korra. Ja see on omakorda andnud sellise sisemise pinge ju erinevatele ulmelugudele, kus räägitakse siis mingitustest surematutest olenditest, on nad siis inglid või vampiirid, kes siis inimest jälgides võivad valida võimaluse saada inimeseks, saada surelikuks just selleks, et tunda päriselt rõõmu ja muret, tunda hirmu, tunda armastust. Ja kui me nüüd sellesse pilti, see eesõigus, mis meil Jumala käest on antud, paneme selle motiivi, et surm on kaotanud oma jõu, issand on surmaastla murdnud, surma valla võti on tema käes, siis me saame korraga hingata seda ülestõusmise rõõmu ja
tunda, kui suur on kingitus, mille osaliseks meid täna on tehtud. Ja ka aeg on selleks väga ilus ja sobiv. Meie ümber on kaunis kevad. Linnud laulavad järjest valjemini, lilled ja pungad puhkevad. Ja siis me peame küsima seda vana küsimust, et kui kõik Jumala loodu ärkab uuele elule, kas peaks tõesti olema inimene ainus Jumala loomingu hulgas, kes sellest elust ja ärkamisest ilma jääb? Me tahame ju ka. Me igatseme ja vajame uut elu samamoodi. Ja siis me saamegi paljude rahvaste ja religioonide kombel sirutada elu poole, mis tuleb pärast surma. Ja täna me oleme Kristuse ülestõusmise pühal väga selges ja uues olukorras. See ei pea olema ebamäärane. Me ei igatse, ei kompa midagi hämaras, vaid Issand ise tuleb ja seisab meie ees ja ütleb, et ta on olnud surnud, on üles äratatud ja teinud seda selleks, et ka meil oleks elu koos temaga. Me oleme kogu maailmaga koos täna raskes kriisis. Sellepärast on meie kirikud kinni ja on piiratud meie igapäevane elu. On 2 märksõna, millest me peame õppima sajandite jooksul erinevate pandeemiate juures. Ja need on ühelt poolt hirm ja paanika ja teiselt poolt süüdlaste otsimine ja karistamine. Ja need on nüüd sellised mõisted, mida me peame üksteisele meelde tuletama, aru saama, et need käivad paratamatult inimesega kaasas, kui olukord tundub minevat käest ära ja meie kristlastena peame leidma siin oma tee. Kõigepealt sellesama hirmuga on ju nõnda, et see paneb ummiselu jooksma, otsima lahendust, vastuseid sealt, mida me tavaliselt usaldusväärseks ei pea. Ja me justkui kaotame pinna jalge alt. Perearstid ütlevad, et telefonikõned, mida nad praegu saavad oma nimistult, on hoopis teistsugused. Vähem kurdetakse füüsiliste probleemide pärast, aga palju rohkem ollakse stressis, ollakse teadmatuses, ollakse mures ja ärevushäiretega. Ja siin me võime öelda tõesti murelikult, et need numbrid ei hakka ilmselt kunagi kajastuma ametlikus statistikas. Täna me saame teada, kui palju on haigestunuid, kui palju on surnuid, kui palju on terveks saanud ja haiglast koju läinud, aga sellised ärevushäired ja vaimsed kahjustused, mis võivad jääda inimestega aastateks, aastakümneteks elu lõpuni, on miski, mida meil tuleb vältida. Ja siin on igal ühel meil oma roll. Ma omavalitsuses kriisi juhtimisega iga päev tegeledes pean pöörduma inimeste poole ja üles kutsuma, et otsige igaüks endale üks inimene, kelle murdumist või hirmu või paanikat te näete ja olge talle toeks. Seletage talle rahulikult olukorda ja andke talle teada, et asjatut hirmu ei ole vaja tunda. Olge tema jaoks olemas. Kristlastena me saame ja peame seda sama kõik tegema, aga saame siit veel ühe sammu edasi minna. Issand seisab igaühe juures, paneb oma käe meile õlale ja ütleb, ära karda. See on huvitav, kuidas Jumal peab alati alustama nende sõnadega, aga kõige tuntumas jõuluevangeeliumis. Ingel pöördub karjaste poole, kes on ehmatunud tema ilmusest ja ütleb selle jõulu rõõmu sõnumi edasi nii, et ta alustab taas sõnadega ära karda. Ja see on iga pöördumise puhul, kus jumalik inimliku poole pöördub. Täna meil on võimalus niimoodi üksteist aidata. Ja kristlastena, ka siis, kui oleme üksteisest kaugel, on meil üks suur eesõigus ja kohustus
palvetada nende inimeste pärast, kellel me teame olevat raske, kellel on muret ja keda me ise otse füüsiliselt aitama ei ulatu. Ja ka siis, kui me oleme üksteisest lahus väliselt, on meil ühendus Jumalaga ja see liin ei katke kunagi. Jumalaga osadus ei olene internetiühendusest, mis täna on paljudes kodudes probleemiks, kus kõik lapsed õpivad ja vanemad töötavad kodus. See on nagu selles vanas lastelaulus palvetelefonist, et kui ma võtan ja helistan, siis Jumal vastab alati, see liin on alati vaba. Ja kui meil on otse ühendus ja osadus Jumalaga, siis on meil ka osadus üksteisega. Ja ka see ajutine kriisiolukord ei saa selles kõige olulisemas mitte midagi muuta. Ja see teine märksõna, mis sai välja öeldud ja mis on tõesti olnud kõikide selliste suurte kriiside osa, on süüdlaste otsimine ja karistamine. See on võtnud ajaloos väga rängad mõõtmed, kus on terved rahvusgrupid hävitatud, on marodööritsetud, on tekkinud massirahutused. Aga ka siin Eestis me näeme seda ja etteheited võivad kergesti tulla. Praegu pole aeg otsida, kus see viirus on alguse saanud või kes on süüdi või kes on valesti käitunud, liiga hilja või liiga vara reageerinud. Ma näen, kuidas vallajuhtide siselistis on küsitud pidevalt, et andke meile teada, kes on meie piirkonnas haigestunud, kus nad elavad. Elanikud küsivad seda väga sageli omakorda vallajuhtide käest. Siis me küsime vastu, et aga mida selle teadmisega peale hakata? Või mõelge, kui rasked tagajärjed saavad olla tagakiusu, isoleerimise ja põlguse näol nende suhtes, kelle nimed siis teada saadakse. Ja siin on jälle üks huvitav mõte, mis vaimulikult haakub hästi, kui me peaministergi eriolukorra juhina on kutsunud üles, et käitume kõik nii, nagu me oleksime nakatunud. Käitume igaks juhuks täites kõiki reegleid ja siis me saame olla kindlad, et me ei tee valesti ja anna seda rasket haigust edasi. Ja kogu selles loos, mis siin kriisi ajal on lahti rullunud, on mu meelest nii palju paralleele. Kas või seesama viimane, käitume kõik niimoodi. Me teame kristlastena, et me kõik oleme patused. Meil ei ole õigust kohut mõista teiste üle. Me ei saa öelda, et mina tean paremini või minul on parem osadus Jumalaga ja hukka mõista teisi. Käitume kõik nii, et me oleme patused Jumala armust ilma, surmale määratud ja võtame kõik vastu selle rõõmusõnumi issanda üles ärkamisest surmast, igavesest elust, mida ta meile kingib. Aga on leitud veel palju toredaid paralleele, kas või see paastuaeg, mida praegu kogu maailm peab, mitte kunagi varem ei ole kristlased ega kogu maailm kevadisel paastuajal niimoodi paastunud üksmeelselt, ära jätnud erinevad lõbustused ja üritused ja muu tarbimise ja justkui saanud sellise mõtliku aja enne rõõmsaid ülestõusmise pühi. Kohtumõistmine samuti ei ole meie käes, on ju sügavalt kristlik arusaam, me jätame selle Jumala hooleks ja pigem saame öelda, et meie igaühe panus loeb. Me igaüks saame midagi anda selleks, et rõõmu, rahu ja armastus võiksid levida. Ja Kristuse ülestõusmise sõnumi valgel me saame eraldi rõhutada, et meie rõõm oleks õigel alusel. See ei tule lihtsalt tühjalt kohalt. Me ei pea selleks ennast sundima, vaid me saame edasi anda maailma kõige ilusamat sõnumit. Seesama, olgu veel korratud, issand paneb oma parema käe meie õlale ja ütleb, ära karda. Ja teine pool räägib sellest, et surma ei ole enam. See aeg ei pea saabuma kunagi tulevikus, vaid on käes selle jaoks, kes usub
ja kelle eest Kristus sai võimaluse surra, kelle eluks ta äratati surnuist üles. Minu elus on olnud üks periood, 12 aastat, kus ma iganädalaselt külastasin Diakoonia haigla surijate osakonda. Ja see on üks paljudest ametitest, mida ma jätkuvalt tagasi igatsen ja võib-olla kunagi see ka õnnestub. Seal jääb kõik üleliigne kõrvale. Seal on kõik päris. Ja uskuge, seal saab iga päev uuesti selgeks, et alati, kui me räägime surmast, siis me räägime tegelikult elust. Surmal ei ole iseseisvat jõudu. Inimese jaoks, kes on saanud tagasi lootuse, on surm lihtsalt üks uks või värav või sild, mis viib ühelt poolt teisele poole. Ta ei ole iseseisev suurus, tal ei ole võimu, tal ei ole otsustusõigust meie elu üle, kui see on Jumala käes. Ja see kogemus, kus sa näed lahkuva inimese juures, et surmal ei ole enam väge. See on võimas ja elu muutev kogemus. Tema astel on katki murtud. Ja järgmisel hetkel astub arst juurde, konstanteerib ühe inimese lahkumise ja teab ise kristliku arstina, et see inimene lahkus täiesti tervelt. Ta sai terveks enne surma, terviklikuks selles mõttes, et tema vaim, hing ja ihu on üheskoos Jumala käes ja mitte miski ei saa seda rõõmu meilt ära röövida. Niimoodi me saame täna rõõmustada. 11 üles kutsuda, osa saama sellest, mis on päris, ja tervitada selle vana sõnumiga, Kristus on üles tõusnud. Tõesti, ta on üles tõusnud. Meie palvetame nüüd koos ühte vana palvet, mis on kirjas meie kiriku laulu- ja palveraamatus Johann Arnti sõnadega. Issand Jeesus Kristus, sa eluvürst, surma äravõitja. Minu süda annab sulle tänu sinu aulise ülestõusmise eest. Sinu käes on surma valla võtmed. Sina avad ja ükski ei saa sulgeda. Sina paned lukku ja ükski ei saa lahti teha. Ma palun sind, issand, aita mind sinu ülestõusmise väge kogeda ning ära võita maailma, pattu ja surma minu sees ning kõike, mis minus salaja sinule vastu paneb. Anna minule ja kõigile usklikele see elu, mida ihulik surm ei saa hävitada. Sinu vägevasse ja heldesse kätte annan ma oma armsad lahkunud ja kõik surijad. Meie elu on nüüd varjul sinuga Jumalas, aga kui sina meie elu avalikuks saad, jääme ka meie igavesti sinu juurde. Kiidetud olgu sinu püha nimi. Aamen.